kuidas lähedased saavad olla toeks? Kõige alus on mõistmine ja tahe olla inimesele toeks. Et juba see, et mõista, et see ei ole valik, tegemist ei ole psüühikahäirega, tegemist ei ole mingisuguse haigusega või mingisuguse mööduva faasiga nii-öelda. Ja, mida just, mis mul leidselt kommentaaridest tõesti, et anna rihma, et küll läheb üle, et see ei ole niimoodi, on ju mööduv faas. Me vahel laiub 200 kilomeetrit, musta lõhnavat asfalteed. Ma olen Tartu ja sina oled Tallinn, kuid suuri sõnu kuuleb mõlemate suu. Tere tulemast Tervisetasku podcasti koos Kadri Kahega. Mina olen Kadri. Ja tahaks öelda, et minu kõrval on täna Kadri, aga tegelikult istub minu vastas kliiniline psühholoog ja psühhoterapeut Karmen Vool. Tere tulemast. Tervist. Me tänases saates keskendume tegelikult väga delikaatsele teemale ja see teema on ühiskonnas on selle teema kohta ülipalju küsimusi ja minu meelest sama palju ka väärarusaamu. Me räägime sinuga koos ühiselt soovahetusoperatsioonidest ja sellest, mida see protsess inimese jaoks tähendab just psühholoogiliselt. Tutvustasin sind üli niimoodi lihtsalt, ma väga soovin ja mind rõõmustaks väga, kui sa tegelikult ennast ise tutvustaksid ja ütleksid, et kuidas ja millega sa iga päev tegeled ja kuidas sa selle teemaga seotud oled. Ja, olen Karmen Vool, kliiniline psühholoog ja psühhoterapeut. Praegusel ajal töötan 2 erakliinikus, millest üks on viljatusravi kliinik, teine on psühhiaatria ja muu meditsiinikliinik nii-öelda. Minu enda see põhiline valdkond tegelikult, mis kõige enam paelub, on reproduktiivpsühholoogia, mis on siis vaimne tervis ümber laste planeerimise, raseduse, sünnituse, vanemluse, kõige muu selle kaasnevaga, aga kliinilise psühholoogi töö on nagu ta on, et me ikkagi tegeleme väga erinevate küsimuste, väga erinevate murekohtade ja probleemidega. Et sellest tulenevalt siis lähemalt või kaugemalt võib kokku puutuda kõik laadi küsimustega. Ja ma saan aru ka selle teemaga, millest me täna hakkame natuke põhjalikumalt rääkima. Ja ma ei saa öelda, et see kokkupuude on praktiliselt ülimalt suur olnud ja mitte nüüd otseselt niimoodi täpselt sellel perioodil, nagu meil keskmeks siin tuleb nii-öelda, aga pigem kõige selle kaasuvaga, mis psühholoogiliselt seal ümber siis tõesti toimuda. Ja millega sa kokku puutud? Sinu tavaliselt on niimoodi, et ma lihtsalt räägin saatekülalistele, saate vaatajatele ja kuulajatele sellest, et kui tavapäraselt on niimoodi, et me ise kutsume külalisi, siis sinuga on eriti tore see, et sa ise kirjutasid meile ja tegelikult sai see niimoodi alguse, et sa märkasid meie platvormil, meie kanalis ühte sellist videot meie ühest saatekülalisest, kes rääkis ka sel teemal ja võttis võib-olla väga, väga teravalt sõna. Tänaseks on seda vaadatud üle, ma tahaks arvata peaaegu 300 000 korda. Äkki ühiselt korraks vaatame, mis oli see, mis sind ajendas meile kirjutama ja meiega ühendust võtma. Ja kui mul tuleb vastuvõttu 10-aastane tütarlaps, kellel ei ole veel menstruatsioonsükkelgi alanud ja ütleb, ta on lesbi või poiss, kes on 8-aastane, ütleb, et talle meeldivad nii mehed kui naised, siis midagi on paigast ära. Et ma arvan, et see on sotsiaalmeedia mõju, propaganda mõju ja lapsed saavad seda kätte väga kergelt ja nemad arvavadki, et kui mul on paha olla, et kui ma midagi ära muudan väliselt, et siis läheb mul paremaks. Teot ei ole nii. Mul on päris mitu last juba tänaseks, kes algselt sidusid oma rindasid kinni, et need ei kasvaks ja kõike muud, et ta oleks juke meheliku hoiakuga, siis nendest on saanud kenad noored naised ja selle üle mul on hea meel. Kuidas, Karmen, oli? Ma saan aru, see oli niimoodi, et sa lihtsalt, ma ei tea, piltlikult öeldes scrollisid oma võib-olla telefonis ja märkasid seda videot, siis mis oli? Kuidas oli? Jah, kui ma nüüd ausalt tunnistan, siis see tekitas minus emotsioone. Ma võtsin ühendust, ma olen Eesti kliiniliste psühholoogide kutseliidu juhatuses ja võtsin nende kolleegidega ühendust, ütlesin, kas nad on seda näinud ja siis ühiselt arutasime, et kas me võiksime natukene märku anda sellest, et võib-olla meie sooviks oleks see, et seda teemat käsitletaks veidikene kas teistmoodi või teaduspõhisemalt teise nurga alt, natukene enam neutraalsemalt, vähem arvamuse põhiselt nii-öelda. Ja nii see tehtud sai, nii ma kirjutasin. Mul on väga hea meel ja kutsun alati ka kõiki teisi, kes vaatavad, et mulle väga meeldib, et Tervisetasku platvorm võiks olla selline, kus me jagamegi
erinevaid vaateid ja minu meelest see ongi väga õige ja ainuõige, et mul on meil on ja minul on väga hea meel, et sa täna minu vastas siin istud. Kui sa seda vaatasid ja kuulasid, kui palju sa täna psühholoogina arvad, et seal on natukene tõde selles videos või tegelikult üldse mitte? Seal võib olla selle võrra tõde, et jah, noorukid lapsed alles otsivad oma identiteeti, nad ei pruugi olla päris kindlad selles, kes nad täpsemalt on või mismoodi nad seda maailma sooviksid tajuda, ainult et ongi problemaatiline jällegi see, et omavahel ei ole üldse seotud inimese enda siis selline sooidentiteet ja tema seksuaalsus, mis oli üks probleemi koht siin, ma näen. Ja ka see, et selline atraktiivsus või meeldivus ka laste puhul ei pea tähendama ka sellist seksuaalset külgetõmmet või sellist, ütleme, et kuidas ma ütlen, et see kindlasti tähendab midagi tema sellise seksuaalse identiteedi kohta ja see ei ole kindlasti koht, mida ma arvan, et kritiseerida. Et tegelikkuses on see, et ükskõik kas laste noorukitel ka täiskasvanutel tekib aeg-ajalt ikkagi selliseid mõtteid. Mõnel inimesel see tõesti ongi sinnamaani läheb välja, et ta avastab, et võib-olla tema seksuaalsus või tema sugu ei ole päris see ikkagi, mis ta millega ta sündis. Jah, millega ta sündis just. Ja teistel on see, et lihtsalt aeg-ajalt ongi see, et atraktiivsus võib muutuda natukene ja on täiesti normaalne, et üldiselt näiteks ütleme, heteroseksuaalne inimene kunagi ei pea vastassoos inimest veidikene atraktiivseks, ikka võib pidada ja samas see ei ole ka asi, mida kuidagi hinnata nii-öelda, see on nii palju normaalsem, kui me tegelikult arvame, lihtsalt mis ma tahan öelda, et see inimeste identiteet ja need variatsioonid on tegelikult loomulikud ja mitte valitavad veel, tahame kindlasti öelda. Kuidas on näiteks psühholoogiline teekond enne seda operatsiooni? Kui me mõtleme, et kuidas see on üldse, kuidas see käib? Mängime korraks, ma ei tea, kas selle võib-olla piltlikult läbi, et kui tuleb kas sinu vastuvõtule, ta hakkab tulema, kuidas satuvad sellised inimesed näiteks sinu vastuvõtule, selliste mured, ma ei ütle, mure võib-olla on ka natuke vale. Sa pead mind täna parandama, kui ma kasutan valesid termineid midagi, siis ole Karmen armas, kohe ütle, et Kadri, ära palun nii ütle, et see ei ole õige või kuidagi võib-olla puudutab natuke valesti. Jaa, vot ongi, siis see on tegelikult hea koht selle jaoks ka, kus ma võib-olla ise tooks selle sisse, et kui ma tegin väga palju ausalt öeldes uurimustööd ka selle kohta, et tõesti, kuidas õigesti sõnastada asju, aga kui endiselt juhtub, et ma kuskil eksin, siis see ei ole pahatahtlik. See, kuidas ma ütlen, tekitab natuke endale ka ärevust, ma tõesti tahan korrektselt seda teemat käsitleda, ma tahan õigeid asju öelda, õigeid nimetusi nende juurde öelda, et nii palju, kui ma vähegi saan, ma teen seda ja samamoodi siis ongi tõesti, et ma võin parandada, kui mingi muu väljend oleks parem. Ole armas, ole väga armas. Aga nüüd, kui me selle küsimuse peale mõtleme, et kuidas see on, et ta tuleb, kuna nad jõuavad näiteks sinu juurde, kui me vaatame just sinu seda ametit, kuna nad jõuavad sinu juurde või kui tihti nad jõuavad sinu juurde? Harva. See ikkagi on pigem harva ja tegelikult pöördumise teemaks ongi pigem see, et ütleme näiteks sooidentiteedi ümber sellega kaasuvate selliste raskuste hoiakute ümber tekib mõjutatus inimese enda enesetundele, ehk siis ongi, et pigem jõuavad inimesed sellega minuni tunned ennast üksildasena või on tekkinud ärevust, meeleoluhäireid, suitsiidimõtteid, me ei saa sinna midagi parata, suitsiidimõtted sellises keskkonnas, kus tegelikult ei toetata väga sellist soolise identiteedi varieeruvust, tunnevad inimesed ennast oluliselt ebamugavamalt. Nad kohtavad väga palju rohkem diskrimineerimist. Ja võib-olla ka see, et nad ei saagi justkui tunnetavad, et nad ei saagi oma tõelisele soole vastavalt elada, sest et see nii-öelda nagu see välja tulemine ise oleks juba niivõrd hirmutav ja arusaadavalt, kui sa ei saa jällegi kooskõlas nagu endaga elada või et sa püüad seda teha ja selle tuleb väga tugev kriitika vastu, loomulikult see tekitab vaimse tervise probleeme. Väga tugevalt. Kas kui ma mõtlen selle peale, et kui nad tulevad sinu juurde, siis nad tulevad võib-olla hoopis näiteks ärevuse murega ja millal hakkab siis nagu paistma välja sealt või kuna tuleb see teemaks üldse teil ühiselt, et äkki ta ütleb sulle, et ma olen sündinud vales kehas või vale identiteediga? Pigem ma ikkagi ütleks, et see on
inimesel endal ikkagi üsna teada. Okei, et selle ta on juba ise ikkagi endaga ära tuvastanud, et niimoodi ei ole, et ta tuleb sinule ärevusega ja tõesti nõustamisele, ta hakkate koos, et siis ei tule avastusena seal, vaid ta juba teab seda. Ta on ise endale juba selle... Ja võib olla ka niimoodi, et on see tunnetus sees, et miski ei ole justkui päris paigas, et me ei ole päris kindel, et kuidas ma ennast tunnen nii-öelda ja me võime lihtsalt jõuda siis selleni, et kas asi on tema soolises identiteedis, tema seksuaalsuunitluses või milleski muus nii-öelda, aga et see tunnetus juba, et midagi on teistmoodi, et nii-öelda teistmoodi võrrelda siis ma ei tea, peavooluga nii-öelda, ma mõtlen seda, on ju. Et see on seal all juba olemas, seda me niimoodi koos ei ole nii-öelda nagu avastanud. Kui palju võib olla näiteks, et inimesed ise saavad aru, kui palju on seal, kui nad vaatavad natuke tagasi minevikku, kas nad oskavad juba tuua seosed, näiteks ma lapsena tundsin juba mingeid seoseid? Ja tõesti päriselt, kuigi mul seda kokkupuudet on vähe, siis seda teoreetilise tausta uurimist on oma jagunud, eriti tänasega tekkinud on ju, et siis ongi, et ikkagi väga paljud tunnevad juba lapse eas, et nad ei taha päris niimoodi, või nad ei taha vastu võtta või elada nagu nende sotsiaalsete normide järgi, kuidas peaks justkui üks poiss või üks tüdruk elama. Tunnetavad ennast teistmoodi, nad tahavad ennast väljendada teistmoodi. Juba seal tegelikult hakkab see vastuhakk tihti peale tulema, sest meie sotsiaalsed normid justkui siiani on veel teistsugused, on ju. Aga see kriitiline periood kõige tihedamini võib olla ikkagi see eelpuberteedi ja puberteedi iga. Eriti eelpuberteedi iga siis, kus hakkavad ikkagi tõesti juba tasapisi toimuma puberteediga saabuvad muutused, ikkagi teisesed sootunnused ja seal juures võib väga kõrgele minna see ärevus. Ma tõesti ei taha, et ma nüüd hakkaksin meheks kasvama või ma tõesti ei taha, et ma hakkaksin nii-öelda väliselt naiseks kasvama. Ma ei ole mees või naine tegelikult, ma ei tunne ennast mehe või naisena. Ja, et kui ennem võib-olla väiksena või lapsena ütleme õnnestuski, et sa oled tüdruku kehas nagu sündinud, õnnestus sul panna lihtsalt poisilikud riided, et siis sa said justkui seda varjata, aga siis kui hakkavad need tunnused tulema, et siis on see selle võrra ju keerulisem ja siis ma saan aru, et see sealt hakkabki edasi minema. Kui palju on vanemate toetust? Vanematega on neid, kes on teadlikumad, kes võib-olla on avatumad, aga ei saa öelda, et iga, kuidas ma ütlen, et igaüks oleks võib-olla koheselt toetav ja mõistav, et see võib võtta aega, see võib tekitada ka endas erinevaid emotsioone, mis on okei. Nii kaua, kuni on endal kavatsus oma last ikkagi toetada ja et mitte teda püüda ümber veenda, et ta kuidagi valiks teisiti justkui, sest see ei ole valik, on ju. Või ei tingitaks näiteks armastusega, eks ju, et ma ei armasta sind, kui sa oled ma ei tea, Mallena sündisid ja nüüd kui sinust Kalle saab, eks ju, et või mulle tundub, et seda tegelikult on ka, kas võib olla, et tänapäeval inimesed võib-olla oskavad, et nad on tundnud noorena juba mingeid märke, aga nüüd tänane sotsiaalmeedia, ma isegi mõtle Eesti sotsiaalmeediat, tegelikult see välismaa on ju ka väga kättesaadav ja väga tihti ma näen igasuguseid postitusi, kui ma vaatan näiteks Instagramis Reelse, ma näen ATH-d, inimene näiteks ütleb, mis olid need, kuidas ma oskasin endal diagnoosida ATH-d, kas seal võib olla ka, et nad oskavad lõpuks nagu punktid ära ühendada, et nad saavad aru, et midagi oli lapsepõlves juba teistmoodi tema enda peas. Kas see võib mõjutada? Ma mõtlen, ka sotsiaalmeedia mõjutab. Mitte ma ei mõtle seda otsuses, aga võib-olla, et ta saab selgusele. Jaa, see võib ainult ära tunda, et näed, see ongi see, mida ma tunnen, jess, et ma saan nüüd päriselt aru. Just see jess tunne on, jah? Jah, täpselt. Et see ongi, et mitte, ma saan ka, see sama oli tegelikult siin eelmises saates ka see küsimus, et see oleks justkui sotsiaalmeedia ja propaganda mõju. Ei, jätkuvalt on järgis, et see ei ole valik, see sooline identiteet ei ole valik, see pigem ongi see, et mida võib see kajastatus teha, on see, et aidata inimesel ära tunda, mille see asi on. Just seda ma pidasingi silmas, et ta jõuab ja ma mõtlen seda rutem ja seda kiiremini saab ta võib-olla õnnelikuks, eks ju, et kui palju täna teaduslikke uuringuid selle kohta on või kui palju teadus seda oskab võib-olla aidata seletada? Kahjuks võrdlemisi vähe küll. Et ütleme võib-olla mingisuguste muude valdkondadega arvestades, et õnneks see teadustöö käib järjest, saab rohkem selle kohta informatsiooni, kõige veel ütleme sellisem väärtuslikum on see, mis ise transsoolised inimesed üldse räägivad, et meil on teadmisi, aga meil on vaja seda tõenduspõhisust veel arendada tegelikult ja veel laiemalt, et
näiteks on otsitud transsoolisuse põhjuseid ja on leidnud ikkagi seoseid ka juba looteeas tekkinud ajuehitusega või õigemini ajupiirkondadega ja närvisüsteemiga, hormonaalse tasemega näiteks. Ongi tegelikult ikkagi väga sügavuti. Ja, et seda ongi veel võrdlemisi vähe, aga tõendid on selle poolt, et jällegi tõesti, et see ei ole valik, et seal on taga juba midagi muud, midagi suuremat, et kui jällegi, mida me tihtipeale näeme, ongi üks asi, et mingisugune valik või mingisugune trauma tulemus justkui oleks. Ei ole. Kas ühesõnaga ümber õpetada või ütleme, selline ei ole, et mida võib-olla paljud mõtlevad, et kui ma lugesin ka neid väga õvastavaid kommentaare lapsevanemana näiteks, et mul on neid kommentaare, et siis ma mõtlen, et ma ei tahaks mitte kunagi, et minu lapse kohta ükskõik millises situatsioonis keegi niimoodi kirjutaks. Et ei ole, seal oli väga selliseid kommentaare ka, et ma ei tea, vähese rihmaviga või vähese vitsaviga, et tegelikult seda ei saa. See on juba väga sügavuti ära otsustatud kellegi teise poolt. Ja täpselt. Ja mis veel on ka see, et üks eraldi väikene selline osa sellest veel, et transsoolisus ei pea ka mitte tähendama seda, et sündinud mees peaks tundma, et tegelikult tema identiteet on naise oma või naine, et on mehe oma vaid et see identiteet võib olla ka see, et ma tunnetan, et ükski see praegu käsitletud sugu ma ei ole ühtegi sugu näiteks või see, et ma tunnen, et ma võin olla, minu sugu võib olla muutuv näiteks ajas või ma võin tunda seda, et mul on natukene neid osiseid, mis on klassikalistele meestele sarnased, mul on neid osi, mis on naistele sarnased, see teema on isegi tegelikult veel laiem. Veel laiem, ma näemegi, et me lähme just. Ja, et see on veel nii palju võimalusi tegelikult ja mis on ka, millest on veel vähem tegelikult räägitud kui sellest, et seda binaarsust maailmast on ju. Aga jah, see, kuidas ma ütlen siis, need valikuid või valikuid, nüüd ma ütlesin ise vale sõna, võimalusi on veel nii-öelda on ju, või neid variatsioone selles mõttes on veel ja see on täiesti loomulik variatsioon, jah. Aga me rääkisime, et ütleme, et ta tuleb sinu juurde lihtsalt korraks, et kuidas see protsess käib. Ta tuleb sinu juurde sellise psühholoogilisel nõustamisele ja sealt, kuidas see kõik edasi hakkab minema, kui ta ikkagi tahab teha selle soovahetusoperatsiooni, mis vist ei ole ka väga hea sõna. Ja õigus. Praegu, mida eelistatakse, on sooline üleminek ja mis ei tipne ainult selle nii-öelda lõpuks mingisuguse kirurgilise operatsiooniga. Kui ta otsustab soolisele üleminekule minna, kuidas sealt see kõik edasi liigub või milline see üldse ajatelg on või kui pikk see ajatelg on? Ja ütleme, kui siis ongi tõesti, et see inimene soovib ka oma juriidilist sugu vahetada ja võib-olla läbida siis ka vastavad soo korrigeerimise nii-öelda operatsioonid, siis esiteks see algab arstlikule komisjonile avalduse esitamisest, mis on meil Sotsiaalministeeriumi all. Täisealised saavad avalduse esitada või alaealised ka? Alaealised ka. Okei. Ja, saavad küll. Ma juba hakkasin korraks mõtlema, aga tõesti, et siis vaja vanemlikku nõusolekut. Okei, nii, esitavad selle avalduse sinna. Siis neid kutsutakse vestlusele, nii-öelda selle hindamisele. Komisjon on interdistsiplinaarne, seal on endokrinoloog, seal on psühhiaater, seal on muid spetsialiste, kes siis annavad kas annavad oma hinnangu ja siis inimene kas saab selle loa hakata hormoonravi võtma või mitte. Pärast seda, kui inimesel on endiselt tunne, et ta tõesti ikkagi soovib edasi minna selle juriidilise vahetamise kõige muuga, on tal vaja ka teine kohtumine komisjoniga läbi viia. Ja sealt alates siis, kui ta on saanud loa, on võimalik jätkata järgmiste tegevustega juba. See tundub ka hästi, ma ei tea, võib-olla huvitavam vale sõna, aga et kui inimene on iseenda otsusest kindel ja tugev, et siis ta peab kellegi komisjoni ees veel nagu seda põhjendama või kuidas see tundub ka selline väga, kui palju tuleb avaldusi tagasi? Ei ole kindel. Ei ole, sul ei ole statistikat, eks ju, et mõtlen, et kui palju tuleb tagasi või kuidas nad, et nad tahavad ju selle teemaga edasi minna, aga kui see tuleb kogu aeg võib-olla mingeid, ma ei tea, kaikaid ette või et nad ei saa ja kogu aeg on jälle sein ees, et kuidas nad lõpuks oma nii-öelda, võib-olla nad ootavad väga, et nad saavad selle soolise,
kuidas see õige sõna oli? Üleminek. Soolise ülemineku edasi liikuda sellel teemal, et kuidas see kõik et kui see tuleb kogu aeg mingit seinu ette, et siis lõpuks, et ei lõpeks, kui nad ütlesid, et võivad olla ka suitsiidsed olukorrad, et kuidas neid nagu sellel hetkel nagu kaitsta. Et ma ei tea, mitte allaandmist, ma ei mõtle seda allaandmist, aga lihtsalt, et nad peavad norgu ei laseks, just seda pean silmas. Et kuidas neid nagu kaitsta või toetada, kuidas see võiks olla? No psühholoogilises mõttes ütleme, et üks osa ongi, ütleme sellise nende selle sümptomaatikaga toimetulek ja selle arendamine ja mida veel tegelikult ikkagi soovitatakse ka üleüldse, kui ongi tegemist transsoolise inimesega, et muid selliseid, kuidas ma ütlen, nagu sugu jaatavate tegevustega võib-olla juba tegeleda, kes võib-olla tahab hääleteraapias käia või ongi see, et saad juba oma soengut muuta, riietuda teistmoodi, kui sa tahad, sest on olemas ka transsoolised, kes ei taha mitte midagi enda välisosas nii-öelda muuta või, aga kui tahad, et saab juba neid asju hakata alustama, kui tunned, et see klapib iseendaga. Ja võib-olla toetab jälle rohkem seda teekonda. Aga kuidas sa tunned, kas Eestis on piisavalt sellist psühholoogilist ja meditsiinilist tuge transsoolistele inimestele? Hea küsimus, et ühest küljest meil õnneks on olemas näiteks ka LGBT+ ühing nii-öelda, kes tegelevad selle teemaga, küll aga on jällegi see, et muud spetsialistid siis näiteks ongi psühholoogid, psühhiaatrid, endokrinoloogid, kõik muud, nad ei ole niivõrd kuidas ma siis ütlen, võib-olla avalikkuse ees näiteks, et on ikkagi väga vaja infot otsida, et kes on sellest teemast teadlik. Väga vähe, sest kui ma ka seda saadet natuke ette valmistasin, et siis tegelikult on see selline, ma ütleks, et ei ole, avalikku infot on väga vähe, et ilmselt nad ei julge, ma saan aru, et see ühing on tegelikult, eks ju, on sul sellist infot näiteks, kui palju liikmeid sinna ühingusse kuulub või kuidas sellega? Ei, kahjuks ei ole, aga see ilmselt on ka selles mõttes kättesaadav. Mis on nende tõeliselt suur pluss on tõesti see, et nad räägivad ka sellest, et kuidas üldse toetada nii lähedasi kui neid, kui transsoolisi inimesi endid, kus nad saavad võib-olla veel infot näiteks, siis nad vahendavad seadustiku muudatusi, kõike muud sellist, et imetabane koht või imetabane asutus selles mõttes. Hädavajalik. Jah, on. Just, ütleme, aga kui nüüd nad on saanud seal komisjoni ees ära käia ja liiguvad selles mõttes selle teemaga justkui edasi, nad soovivad ka kirurgilist sekkumist, siis psühholoogiline tugi jääb alles neile. Kas see on riiklikult rahastatud tugi või ei ole? Ei, otseselt mitte. Et on võimalik selles mõttes saada küll Tervisekassa kaudu vastuvõtadele, aga see on täpselt samasugune kui igasuguse muu pöördumise põhjusega ikkagi, et eraldi nii-öelda mingisugust kas kuidagi fondi või mingisugust sellist suunitlust nii-öelda ei ole. Ehk siis võibki olla, et aga kui nad soovivad kirurgiliselt seda, siis see on samamoodi, on ikkagi enda enesevahendid, et see ei rahasta seda operatsiooni haigekassa. Kas Eestis selliseid operatsioone tehakse? Jah, tehakse. Okei. Kas, kui on nüüd, ütleme, nad on operatsiooni ära käinud, siis kuidas see psühholoogiline abi peale operatsiooni näiteks jätkub, kuidas nad ennast, kuidas sina näiteks edasi toetad? Vot jällegi praktiliselt mul ei ole sattunud ikkagi tegelikult kedagi, kes oleks võib-olla lõpus ka veel kirurgilise operatsiooni läbinud, aga ideaalis ma näeksin tõesti seda ette, et inimene saaks jätkuvalt ikkagi kohanemisel tuge ja sellist mõistmist nii-öelda ja jällegi ideaalmaailmas oleks üldse kena, on ju. Ideaalmaailm võikski olla natuke. Ma näeks täiesti ette seda, et on üks ja sama inimene läbi kogu protsess inimesel kõrval olnud, kes mõistab teda, teab teda inimesena juba, et ja kellega saab siis see koostöö hiljem jätkuda. Just, see on ju ääretult usaldusel põhinev ju igas mõttes, eks ju, kui nad tulevad ka sinu vastuvõtule. Et siis ju tegelikult avaldatakse sulle ju, ma arvan, et väga selliseid ka saladusi, eks ju, et see on väga usaldusel, et see olekski väga kena, kui see algaks juba sellisest, pikk protsess. Aga kuidas ma saan aru, et see ühesõnaga tugi jääb, siis kui inimene ise teeb selle kirurgilise sekkumise näiteks ära, siis tugi jääb ainult sel juhul alles, kui ta ise seda endale võimaldab. Jah, kas ise võimaldab või see ongi see, et ta on Tervisekassa süsteemi sisse saanud nii-öelda perearsti saatekirjaga näiteks. Aga seda vist on ju ka tegelikult, ma ei tea, mitu seanssi perearst saab. Ma olen hästi palju seda lihtsalt kuulnud, et ega see on keeruline neid saatekirju selles mõttes saada ja
ega ühest sutsust ei piisa, et seal on vaja ju sellist järjepidevat abi ja toetust. Ja absoluutselt. Pluss on ka see, et meil ongi spetsialiste tegelikult vähe, meil on psühholoog, psühhoterapeute päris vähe, rääkimata veel neid, kes antud teemaga kursis oleks. Et jah, meil annab veel palju parandusi areneda, eks. Aga ma arvan juba täna see, et sa tegelikult sellise asja puhul meile kirjutasid ja just kui minu meelest nende kaitseks sellise oma vastusena ütlesid, minu meelest see on juba väga imetlusväärne ja väga armas. Me esitasime tegelikult, me tegime sellise väikse mitte väljakutse, aga saatsime, jagasime enda kanalis sellist videot, kus ma inimesi, kes väga aktiivselt sellele videole, mis me ennem telekast vaatasime, oma kommentaari jagasid, et kas neil on võib-olla mingeid hirme või mingeid mõtteid, miks nad nii arvavad, et ma andsin ühesõnaga neile vaba voli esitada küsimusi sulle ja tegelikult neid küsimusi tuli väga minimaalselt ja need olid ääretult läbi mõeldud. Et miks sa arvad, mis sina arvad, miks näiteks sellised kommentaarid sinna tulid, kas see võib olla tõesti hirmust või miks need on? Ja ma arvan, et esimesed vahetud emotsioonid, mida seal väljendatakse, et tõesti sageli on see, et sellise vihase, ründava kommentaari taga on ilmselt enda teadmatus, enda hirmud, enda ebalevus nii-öelda ja seega, et ei teata, kuidas siis nii-öelda nagu õige oleks reageerida. Inimeste maailmapilt on siiamaani jällegi, meil on pigem olnud arusaama sellest, et justkui sugu oleks ka binaarne asi, mees või naine ja kui seda teadlikkust neil ei ole, et tegelikult on nii palju muid variatsioone veel olemas ja see on okei. See on okei, just. Ma arvan, see on see, mida me peame läbivalt ka, see on okei. Ja ongi, et samas nende emotsioonid iseenesest on loomulikult see, et tekib võib-olla kõhklust, hirmu, midagi muud sellist. Küll aga inimene saab valida oma käitumist. Inimene saab valida seda, kas ta kommenteerib või mitte ja kuidas ta kommenteerib või mitte. Just, et kui sul on ikkagi hirmud, et siis sa ei pea neid panema selles mõttes väga õõvastavasse kommentaari ja kui ta korraks mõtleb, et kui ta enda kohta näiteks midagi sellist loeks, et millised tunded see temast tekitaks. Aga vaatame korraks, ma loen sulle ette, panin siia küsimuse. Näiteks on väga armas lugeja, vaataja kirjutanud. Kas neile, kes seda soovivad, tehakse põhjalik psühholoogiline uuring teraapia vormis näiteks, et teada saada põhjus, miks seda tehakse ning kas inimene teab, miks ta seda teha soovib? Tundub, et soovahetusoperatsiooni idee algab kusagil sügavamal ning soomuutus ei too seda õnne, mida nii-öelda taga otsitakse. Natukene me oleme täna seda tegelikult käsitlenud, et see ei ole inimese enda valik. Just täpselt. Ja tegelikult vist, ma saan aru, tehakse, et see uisapäisa sellist otsust teha ei ole võimalik. Ei, absoluutselt mitte. See ei ole see, et lööd nii-öelda jalaga ukse lahti ja ütled, et nüüd on kõik, nüüd ma soovin näiteks kõik astmed läbida selleks, et sooliselt siis nii-öelda täielikult üle minna. Seal on ka veel 4 astet nii-öelda on ju. Nii, mis astmed need on? Esimene ongi just see soolise identiteedi tunnetamine. Ma tunnetan ära, et ma ei ole tegelikult sama sooga, kellena mi sündidesse defineeriti nii-öelda. Okay. Siis on see sotsiaalne üleminek, see, et ma võib-olla kasutangi teistsugust nime või palun ennast teatud asesõnadega nimetada näiteks, meil see ei ole, eesti keeles ei ole see teema, aga mujal on ju. Aga see, et ma siis sotsiaalselt nii-öelda annan teada, kuidas ma tegelikult soovin, et jah, mind nimetatakse ja kutsutaks. Järgmine võikski olla siis nii-öelda juriidiline isikukoodi vahetus, võib-olla juriidiliselt nime vahetus, kõik muu selline osa ja ütleme siis on see kosmeetilised või kosmeetiline on õige sõna siin tegelikult, ikkagi kirurgilised sekkumised siis. Ehk siis 4 nagu sellist, ma ei teagi, sammu või kuidas sa ütlesid astet või kuidas sa neid nimetasid? Ma ei mäleta sellest, aga jah, 4 võib-olla siis jah, sellist tasandit või. Siis on näiteks selline küsimus meil tulnud, kui paljud operatsiooni läbinutes seda hiljem kahetsevad ja ma mõtlen, mis see kahetsuse põhjus võib nagu olla, et kas see oli vale otsus või jälle mingi ühiskonna surve sealt tuleb? Kõike võib olla. Võt seda on küll ja me ei saa seda eitada, et võib tulla ette kahetsust, aga jällegi protsentuaalselt on see niivõrd palju väiksem protsent kui need, kelle elu saab tõeliselt, kuidas ma ütlen, kelle elu kvaliteet saab tõeliselt parandatud ikkagi pärast soolist üleminekut. Et see on võimalik, see on
pigem vähe esinev, eks ole, ja tõesti, kui see juhtub niimoodi, et see kahetsus tuleb, võibki olla see, et inimene lõpuks ikkagi avastab seda, et asi oli selles isegi, et ma ei tahtnudki võib-olla a la et ma olin sündinud mehena näiteks ja ma tahtsin, et ma nii-öelda maailmas oleksin ka nüüd nähtud ja tunnustatud naisena, vaid ma võib-olla olin sündinud mehena, aga ma tegelikult tunnen ennast aeg-ajalt hoopis niimoodi, et ma võin olla rohkem mees, rohkem naine või ongi see, et ma tõesti olen pigem sootu nii-öelda ja siis võib-olla on see, et kuna see, mis ma tahaks veel öelda siin ongi, et see, et kuna oodatakse ka väga, et justkui soolise ülemineku läbi teinud inimesed on justkui väga klassikalised siis nii-öelda sellest soost inimesed pärast, et kui ma olen transnaine, siis ma pean pärast olema ülinaiselik kuidagi selline. Lõpuni ma saan aru, eks ju, hääle ja kõigega. Kõik, et nagu keegi justkui ei tohiks kuidagi aru saada, et võib-olla see sündil olnud sugu oli teistsugune. Siis on jälle mingid ühiskonna ootused, mis on tegelikult tõesti, ma ei tea, põhjendamatult tobedad tegelikult. Ongi. Et miks, jah, see on nagu hästi kurb, et me ise tegelikult seame väga jah, et tõesti või tegelikult naise selline ideaal on ju ka ilusad pikad juuksed peaksid tal olema, ta peab ikkagi väga hoolitsetud olema ja ma arvan, et võiks ikkagi kontsakingi kanda, mitte käia mingites tennistes, et sellega. Aga vaatan, tahan veel, mind huvitas väga selline küsimus ka, kas on mingis ulatuses kohustuslik nõustamist ja mis teemad peavad sel juhul kindlasti kaetud olema ja mida on oluline käsitleda? Kas on jah mingisugune, ennem kui ta näiteks sinna komisjoni ette läheb, kas on mingid eelnõudmised, mis tal peavad olema täidetud? Ei, aga mitte komisjon küsib ja uurib ongi see, et mis on nii-öelda põhjused selleks, miks inimene soovib soolise ülemineku nii-öelda läbida. See, et kui kaua on see nii-öelda tunnetuse sooline identiteet nii-öelda esinenud tal, mis on võib-olla, kuidas see tema elukvaliteeti parandaks, sellised küsimused on küll, mida tuleb nii-öelda enne uurida ja. Aga sinult näiteks ei küsita sinna komisjoni mingit hindamist või ma näiteks mõtlen, kui lähevad mingite operatsioonide järjekorda inimesed, võib-olla näiteks liigese vahetusel, et siis on niimoodi, et nad peavad käima, ma ei tea, hambaarsti juures viima asjad ära, kõik asjad peavad olema ette antud ja ma mäletan, kui mul emal oli 9 aastat tagasi neerusiirtamisoperatsioon, et siis ta pidi ka kõik naistearstilt dokumendid viima, see on tohutu nagu sellise asjaga, aga sellist asja siin soolisel üleminekul ei ole. Ei ole ja see on ikkagi eeskätt komisjoni enda otsus. Aga kuidas sul on, kas sul sellist statistikat või on sul ligipääs olnud sellistele andmetele, et kas sellise soolise soovahetuste seas on rohkem mehena või naisena sündinud inimesi? See on üsna võrdne. Võrdne, jah. Et seal ei saa ka, ütleme jälle mingit sellist teaduspõhist asja, mis võiks olla selle põhjuseks, et või jälle oletusi. Et aga kuidas lähedased saavad olla toeks? Mis see saab olla? Nagu, kuidas me saame lähedastena või juba algusest peale, et kuidas me saame rohkem toetada? Ja kõige alus on mõistmine ja tahe olla inimesele toeks. Et juba see, et mõista, et see ei ole valik, tegemist ei ole psüühikahäirega, tegemist ei ole mingisuguse haigusega või mingisuguse mööduva faasiga nii-öelda. Ja, mida just... mis mul lihtsalt kommentaarides tõesti, et anna rihma, et küll läheb üle, et see ei ole niimoodi, on ju mööduv faas. Ja täpselt, et mõistagi, et see on inimese päris kogemus ikkagi. Ja ongi, et minu ülesanne ei ole kuidagi teda ümber veenda või olla täiesti kindel, et ta on, kuidas ma ütlen, ise täiesti kindel, et ta soovib võib-olla, et kas ta tõesti on kindel, et ta tunnetab, et ta on teisest soost nii-öelda. Aga ka see, et juba need väiksemad asjad, et kui inimene on sotsiaalselt, sooliselt üle läinud, nii-öelda ta kasutab mingisugust teist nime enda kohta, mingi teisi asesõnu või soovib teda teatud moodi näiteks kõnetataks, juba selle tunnustamine on väga suur samm jällegi on ju, siis ka see, et ei tuleks kriitikat tema mingite muude valikute suhtes, näiteks selles, kuidas ta välja näeb, kuidas ta ennast väljendab, mis on tema huvid, hobid, midagi muud sellist. Ja ka selline üleüldine emotsionaalne olemasolu, et kui on näha, et on mingid raskusi või on kellegagi tekkinud mingis konflikte selle pärast või ühiskonna surve on ikka väga suur neile inimestele. Et kui näha, et see on see, mis õnnetuks muudab, et siis seal juures ikkagi võimalikult palju olla toeks ja näidata, et tegelikult on aktsepteeritud.
ja aitaks võib-olla ära hoida igasuguseid suuremaid, ütleme selliseid tõesti enesetapu mõtteid ja kõiki neid, sest ma mõtlen isegi, et näiteks kui ma lähen ju mõne lapse sünnipäevale, kes on tüdruk, siis ma enamasti kingin talle ju mingi nuku või ma ei lähe ju tema juurde auto, ehk siis ma juba ju tegelikult panen ta ju mingisse, ma ise juba otsustan ära või poisile ma ei lähe, kuigi poisile ma lähen samamoodi sünnipäeval võib-olla autodega, mitte nukuga, aga tegelikult temast saab ju kunagi isa või et vaata, seal on ka minu meelest mingisugune selline nagu mingi lühised võiks nagu teisipidi olla. Et see toetamine, mida sa tahaksid enda poolt öelda nendele inimestele, kes on sellele teekonnale mõtlemas või enda peas või kuidas nad saaksid tuge või kuhu nad peaksid, milline võiks olla nendele sinu soovitus? Peamine on see, et ise ka tõdeda, et see ei ole olnud valik, et see on osa loomulikust endast, et see on midagi, mida mõista ja toetada, et see teekond ilmselt, kui tahta ette võtta, on raske ja inimesed ei pruugi seda alati mõista, aga see ei tähenda, et see on vale. See on kõige õige, mida sina ise tunned. Ehk siis oma südame järgi toimetada. Ja samamoodi võib-olla lapsevanematele see sõnum, et ei ole lapsevanemana mitte midagi tema kasvatamises justkui valesti teinud, et ainult see toetamine. Üks teema veel, mis inimestesse tekitab seda hirmu, on jällegi mõistmatus see, et mis on tegelikult transsoolisus, mis on võib-olla ristiriietumine, kes on drag queenid ja mis on nende seksuaalne orientatsioon siis nii-öelda. Sest kuidagi selline mulje on jäänud, et inimeste arusaam on see, et kui keegi on transsooline, siis enamasti nad mõtlevad, et nendeks on mehena sündinud indiviidid, kes soovivad olla naised, väljendavad ennast justkui ongi siis ekstreemselt naiselikult, aga tegelikult seal taga on kindlasti see, et nende seksuaalsuunitlus on see, et nad on hoopis pedofiilid. Ja see on väga hirmus vale arusaam. See on see, mida sageli öeldakse, et nad ajavad sassi selle, et mis on jällegi see seksuaalsuunitlus ja seksuaalhäired nii-öelda ja mis on see, mis on inimese sugu ja mismoodi ta tahab tegelikult elada. Aga ühesõnaga me jälle jõuame sinna tegelikult, et seda ühiskonnal on nii vähe infot. Kui palju koolides seda teemat üldse nagu käsitletakse? Ma mõtlen, ma ei tea, koolides on äkki bioloogiatunnid, kus nad võiksid seksuaalõpet käsitleda. Kas õpetajatel on üldse pädevust või kui palju neid sellel teemal üldse koolitatakse? Väga vähe. Meil tegelikult üldse seksuaalharidus on suurte aukudega. Ma ütlen ise puudulik, sa tasandad, ütled suurte aukudega. Täpselt, aga ongi, et sealt tekivad juba need väärarusaamad, et jällegi, kui me ei tea, millega on tegu, siis me justkui täidame need lüngad ise ja sealt võib tekkida teatud hirmud, aga siis mida väljendatakse väga ekstreemselt, väga otse ilma läbi mõtlemata, ilma infot otsimata. Ja jälle valesti ja mis kahjustab jällegi neid inimesi, kes tegelikult peavad ikkagi päris olulise lisaraskusega ei olnud elus tegelema. Ja sellise asjaga, mille nad võtavad, nad peavad ju samal ajal, eks ju, eksisteerima ju edasi ja selle väga suure murega ju justkui silmitsi seisma. Ja just. Et see on, aga koolides sinu hinnangul sellist teemat väga ei käsitleta ja pigem on ta võib-olla selline ka tabuteema. Ja, et kui üldse, siis pigem ongi see, et mainitakse, et on nii-öelda olemas inimesi, kes tunnetavad, et nad on hoopis teisest soost ja üsna kõik põhimõtteliselt. Aga koolipsühholoogid, kui palju nemad sellega kokku puutuvad või näiteks on sul võib-olla mingitel kohtumistel, kui te käite, et kas koolipsühholoogid juba ka teevad esmase sellise, läheb see laps tema juurde näiteks selle murega? Võib minna, ma olin kunagi õpilasnõustajaks, mul siis ei jõudnud küll ükski laps selle temaatikaga, aga ma kujutan jällegi ette, et kuna kool on väga oluline osa ühe lapse, ühe nooruki elust, siis see on väga potentsiaalselt selline koht, kus tal tekib kokkupuuteid teistega, kus ta kuuleb teiste arvamusi ja hoiakuid ja kus võib hakata arenema see koht, et midagi on viltu, ma ei tunne, et mind õigesti ka koheldakse või et mina ei suhestu teistega päris niimoodi, nagu ma praegu siin olen nii-öelda. Ja ma kujutan ette, et kui sa oled koolis, et siis sa võib-olla seda, sa saad aru, et sa kuuled, milline on see justkui normaalsus, mida teised räägivad ja sa hakkad võib-olla seda varjama, aga samal ajal sa ju tegeled selle teemaga kogu aeg edasi ja siis võib-olla oledki, ma ei tea, 30-aastane ja sa otsustad lõpuks sellega tulla nagu välja. Et vaata, kui sa oled nii noor, et siis sul on selles mõttes nii raske vastuvoolu ujuda, et sa oled justkui üksi sellega. Ja absoluutselt. Et jah, see erilisus. Just.
see on väga, väga keeruline teema ja väga vajalik teema, mis vajabki väga palju käsitlemist. Ma väga sooviksin seda, et inimesed suudaksid pöörduda rohkem empaatia kingadesse nii-öelda, proovida rohkem mõista teineteist, proovida vähem kritiseerida teineteist ja iseennast ja olla, kuidas ma ütlen siis, igatpidi arusaavamad ja saada ka sellest aru, et me ei pruugi kellegi teise kogemusi mõista, aga me võime seda inimest ikkagi aktsepteerida. Just. Mul on südamest hea meel, et sa meile kirjutasid nagu päriselt ja ma soovin sulle väga palju edu sinu igapäevatöös ja tegemistes ja veel kord, aitäh! Suur tänu, samad sõnad! Sa oled kivist ja mina